mind on ikka huvitanud inimese ja looduse suhte teema ja linnud on üks selline seltskond, kus seda suhet on üsna palju, kui hakata vaatama kogu seda materjali, mis on kokku kantud siin juba üle 100 aasta Eesti Rahvaluule arhiivi lindude kohta. Ja linnud on väga palju uskumustes, siis on igasugused seletusjutud lindude kohta, siis on ended, et millal tuleb mingid külvi teha ja millal nad saabuvad, rahvakalendrid seal hulgas. Siis on küllaltki palju on ka sellist nende laulu imitatsiooni ja siis üldse on nad väga olulised keelejuhid meie jaoks. Me ei tule üldse selle peale, kui palju me oleme lindudelt õppinud. Ja muidugi inimene paneb oma keelde selle, mis lind räägib, aga ta saab selle just linnu käest. Ja siis võibki küsida, et kas rukkirääk, kui tema rääksub, et kas rukkirääk on andnud selle sõna rääkima inimestele või inimesed on andnud rukkiräägule. No mis te arvate? Ikka peaks olema nii, et rukkirääk räägub ikka omamoodi ja inimene võttis selle sõna. Ja nüüd inimesed räägivad, aga Lõuna-Eestis kõnelevad. Aga Virumaal on nõnda, et nii mõnedki linnunimed on teistsugused hoopis, sest siin on kultuurisuhted ja murdejooned ja muu selline, mis annab siin erisusi ja selle poolest on eesti keel veel seda huvitavam. Eesti keeles on palju selliseid sõnu, mis on loodusest võetud. Ja kui võtame nüüd Virumaa idapoolse serva ja põhjaranniku kihelkonnad, siis seal on näiteks niisugune huvitav linnu nimetus nagu kiur. Me teame, et kiur saab olla ka metskiur või sookiur või ametlik linnu nimetus, aga see on võetud rahvakeelest ja miks ta just kiur on, võtame näiteks on vadjalastel on ta tsiuru hoopis või siis soomlastel on samuti, vepslastel on samuti, et see on niisugune Läänemere Soome rahvaste põhjapoolne mõjutus ja kultuurisuhted, mis siin siis ilmsiks tulevad. Või võtame teise ühe huvitava sõna, see on siis tikas. Tikas on samuti nii, et lind ise teeb niisugust häält tikk-tikk ja tegelikult on siin taga hoopis rähnid, aga Kirde-Eesti poole peal nimetatakse teda tikkaks ja seal ta siis tiksub. Ja on ka toonetikas öeldud selle kohta, nagu oleks mingisugune Toonela lind või surmateate, aga nende lindudega on üldse niimoodi, kes teevad niisugust rütmilist häälitsust, siis võib juhtuda, et hakatakse arvama, et need nagu loendaksid sul mingid eluaastad või kuidagi niimoodi, et rähn on siis üks, sest tema oma toksimisega nii. See ei ole päris rütmiline, ei ole ühetaoline, aga ta on ometi toksimine ja siis on ka niimoodi, et on arvatud, et ta loeb aastaid, aga kes siin kõige rohkem aastaid loeb, me teame kõik seda, see on nüüd üle Eesti tuntud, see on siis käo kukkumine. Kogu aeg rütmiliselt niimoodi kukub ja kukub, kukub ja kukub. Jah, maha ta ei kuku, aga ta loendaks nagu meile aastaid ja kägu on üks selline lind, kes on hästi teada, sest ta kuulutab enda tulekut. Keskmine tulekuaeg on tal 1. mai paiku ja siis on nii, et teda loetakse väga tugevalt ka endelinnuks. Nii et kui kägu tuleb maja juurde, siis öeldakse, et ta kukub kellelegi siis aastaid, kui palju veel elada. Ja kuidas me siis saame, kui me tahaksime, et meil oleks hästi palju õnne. Õnne kägu on õhtune kägu. Nii, et tasub ikka niimoodi, et lõunaajal hoiad eemale ja välja ei lähe ja saad õhtul esimest korda kägu kuulda, siis on sul õnnekägu ja hommikul on siis on hoolekägu. Kui sa just kõige virgem ei taha olla, siis ära seda hoolekägu ka kuula. Ja lõunaaeg on nii, nagu ikka see rahvaluules on, et samad häälikud hakkavad korduma sõnades on siis lõuna ja leinakägu ja selleks, et siin kuidagi pääseda, inimene on kaval, et see ennustus täide läheks,
siis on öeldud, et lõuna ajal on leivakägu, et siis tuleb hea vilja aasta. Vaat niisugune on siis inimene, kuidas tema tõlgendab looduse asju. Ja selliseid nimetusi on siis teisigi, tekivad niisugused murdelised tähendused, murdelised sõnad, murdelised helijäljendused ja niimoodi on siis tekkinud suur variatiivsus, nii et eri Eesti paikades on väga palju erinevat, ehkki see lind ise, see linnuliik võib olla tuntud üle kogu Euroopa ja võib-olla kaugemalegi veel, kuidas nad keegi on. Ja muidugi on liikidel, perekondadel ka veel alamliike ja mõned on siis tähtsamad ja mõned ei ole, näiteks kui on seal Virumaa tekstides on see musträhn on nagu olulisem, sest on siis must tikas ja teised on siis kirjutikkad ja nemad nii palju entelinnuks ei ole loetud, kui ikkagi seda musta rähni. Tema on kõige suurim ja karjub ta väga erinevate häältega ja selle järgi siis öeldakse, et tikas tillub näiteks või see on siis niisugune hele kõlisev hääl. Tikas krõgiseb jälle musta rähna hääl, siis ta nagu rõõmsalt hõikaks ja siis, kui ta teeb uik, siis on teinekord töötakse, et kui tema karjub, siis ta on vihmalind. Vihmalindude kohta ongi niimoodi, et neid on rohkemgi, sageli on nii, et nad rohkem häälitsevad või on rohkem elevil ja tegutsevad ja liiguvad enne ilmamuutust ja kuna Eestis meil on ikka kardetav see vihmailm kõige rohkem, siis sagedasti on ju niimoodi, me teame ju oma suitsupääsukest niimoodi, et tema hõikab vett ja selle järgi ongi nii, et lendab veel madalalt ka, sest putukad on madalad, keda ta püüab ja tema on siis samuti endelind ja ennustab vihma. Aga mis puutub inimestest, siis inimsaatust ennustavad ikka ka niisugused linnud, kes sagedasti tulevad, kui uks on lahti, aken on lahti, võivad lennata ka tuppa ja üks nendest ongi meie rahvuslind suitsupääsukene, kes oskab ka niimoodi teha, et tuleb tuppa ja vanasti arvati niimoodi, et kui inimeste juurde tuleb lind kuskilt, tähendab inimese koju või sinna piirkonda, kus ta muidu ei käi, siis ta ennustab midagi ja väikese linnu tuppa lendamine tähendab siis inimese jäädavat lahkumist perest sageli ja kui siis juhtuski niimoodi, eks siis usuti ka, et ja näed, see niimoodi läkski täide ja see kinnitab nagu seda usku. Või näiteks, kui arakas tuli maja juurde sagatama, siis arvati, et nüüd tuleb uudiseid ja need kaks suurt lindu nagu rongad, kui need paaris olid, me oleme ju näinud, kuidas rongad ajavad üksteist taga ja siis krongutavad niisuguse jämeda häälega, ma ütlesin jälle krongutab. See on jälle üks niisugune loodushääle järgi ütlemine. Et siis pidi tulema kas karjal midagi häda, sest et siin tuleb see seletus, et kui loomakorjus oli, siis rongad läksid seda nokkima ja siis on nagu seostatud seda rohkem karjaga. Kui üle karja lendas, siis võis arvata, et nüüd tuleb hundkarja või midagi niisugust. Kusjuures, kui võtta nüüd meie Eesti uskumused ronkade kohta, siis nendes on küllaltki palju sarnast soome-ugri rahvaste uskumustele, kus ronk kuulub niisuguste tarkade lindude hulka või ütleme soliidsete lindude hulka isegi, aga Lääne-Euroopas on ta rohkem kuri ja meil on vastuolust ka, siis arvatakse, et on halb lind ja on rongasõnad ja tervitused ja teda natukene kardeti muidugi. Need on üksikud näited, aga lindusid on meil ju palju. Meil on võib-olla, kui küsida, et kui paljusid lindusid sa tead, siis inimene arvab, et vast et 30 lindu ja arvab, et ta on hästi arvanud.
aga tegelikult on niimoodi, et kui mõtelda, mismoodi nad on ja natukenegi teada, siis võib-olla oma 100 eri liiki tuleb ära. Praegu on küll niimoodi, et isegi nende rahvapäraste nimetuste järgi ei tunta lindusid kuigi hästi. Need vareslased, võtta nüüd omavahel, kas ta on künnivares või on ta hallvares või on ta kirikuhakk hoopis, nüüd öeldigi kirikuhakk, mitte ainult hakk, siis enam seal vahet ei saa. Künnivares ei ole suurte metsade lind, tema on rohkem asulate lind ja sellepärast teda Virumaal nii väga ei ole. Virumaal on võib-olla rohkem uskumusi nende lindude kohta, mida on peetud vanasti tähtsateks jahilindudeks. Need on siis kanalised, võtame siis metsisse, võtame näiteks tedre ja laanepüü, need on suurte metsade ja soode ja rabade linnud. Laanepüü on tihedates kuusikutes ja ikkagi niisuguses alusmetsaga metsas ja nendel olid siis need teada, mismoodi häält ta teeb, näiteks rabakana, keda meil nüüd enam ei ole. Meie rabades võib-olla mõni üksik kuskil siis näiteks, et mismoodi siis rabakana teeb ja need häälitsused, kui võtame näiteks metsisse, siis metsis ju laulab niimoodi, et hakkab nagu tasakesi pihta ja siis jahimehed veel ütlevad, et siis ta teeb nagu tõmbab pudeli peal korki ära, teeb niisuguse väikse klonksu, aga minu taat ütles niimoodi, et ta on noor ja veel õpib, kui ta ei oska seda teha. Aga pärast järgneb siis seda susinat ja see oli nii, et kas ta teeb siis sohvi, et kutsub kedagi siis oma naist seal. Ja kui nad lendavad mängu, siis nad köhivad. Need jälle niisugune huvitav sõna, et inimene köhib, aga lind kah köhib. Ja mul on siin üles kirjutatud need, kes nad kõik missugust häält teevad. Ja mõne linnu kohta on ikkagi hästi palju, mis siin on siis. Pääsukene vidistab, sidistab, lidistab, sädistab, säristab, need on kõik. Sookurg jälle, Virumaa lind turlututab, kruuksub ja kurluuksub. Ühesõnaga, nüüd on 2 eri häält. Kruukstumine on see tavaline hääl, kui ta õikab, aga kui ta kevadel rõõmust õikab, siis on see turlututamine. Ja kui me vaatame eestikeelseid sõnu, siis siin on juba häälikuliselt aimatakse järgi seda, et turlututamine teise silbi peal on see rõhk. No nii, mida teeb pasknar? Tema rääksub, aga ta oskab ka vilistada ja Virumaal on niisugune uskumus, et pasknaril on 9 linnu keel suus ja ega me metsas ei tunne äragi, et on pasknar. Näiteks me võime hiireviukst pidada seda samast pasknari. Teeb niisuguse üllatava hääle, et oi ja me ei tunne lihtsalt teda ära. Siis tedre kohta öeldakse kudrutab, pudrutab, laseb sussi. Jälle on 2 moodi häält, tähendab tedre kukk kudrutab heleda häälega kudru. Aga siis, kui ta vahepeal teeb võt, siis on niimoodi, et see on siis sussi laskmine ja jahimehed seda teavad hästi. Ja kõõrutab on ka siis öeldud tedre kohta. No rongast oli juba juttu, et tema on paha lind natuke. Ronga kohta on hästi palju ja kes on hästi ronka kuulunud, pange tähele. Ronk võib teha väga ilusat häält ka vahele. Näiteks kui rongal on hea meel ja ta on seal kuskil nõmme peal ja sina korjad parajasti seal mustikaid või pohli või marju, siis ta teeb konk-konk. Niisugust rõõmsat pehmet häält, aga ta võib ka kurja ja halb häält teha ja tema kohta ongi öeldud, et krongutab, kronksub, krongib, krungutab, haugub, kloksub, kräksub, krugitseb, rooksub, kroopsub. Siis on veel rooksub, kraaksutab, ronksub, klonksub. No need on jälle niisugused, nagu öeldakse, onomatopoeetilised sõnad nagu helijäljendused. Ja kuna ronk on tähtis lind, siis tema kohta on ka neid helijäljendusi rohkem. Ja mis siis viu teeb?
viugub, ei ole ühtegi, et ainult viub, vaid viugub, kiuksub. Nii, kuldnaku kohta on hästi palju, sest tema tuleb inimeste juurde ja laulab seal ja ma näitan siin seda raamatut. Siin on siis väike linnuraamat rahvapärimusest. Need, millest ma siin räägin, on selles raamatus ka sees. See ilmus juba 3. trükk, sest et need on need kõige populaarsemad linnud. Ja kuldnak on nüüd selline lind, kes laulab hästi pikalt ja hästi erinevate silpidega. Ise lehvitab ja tiibu ka see isas lind. Ja selle kohta öeldakse niimoodi, et ta nagu räägiks midagi ja siis ta võib rääkida pikad lood ära, need on kõik sõnadesse pandud, aga neid juba hästi niimoodi rütmis ei ole ja need kõiki häälikuid ta ikka ei häälda, aga inimene juba oskab ümber teha kõike seda. Nii, kägu, missugune on siis käu hääl peale kukkumise. Üks on see, et ta kogeleb, inimesed ka kogelevad, aga on ka kogiseb ja köhib ja ka vuhiseb. Ja kui nüüd kägu hästi kuulata, siis pange tähele, mismoodi ta seal teeb peale selle kukkumise veel. See on see, meil öeldi kuidagi niimoodi teeb, aga siis on nii, et kui ta läheb tigedaks, siis ta võib ja ma ei teagi, kas see on siis tigedus, aga inimene tõlgitseb seda niimoodi. Ja siis ta oskab veel heleda häälega naerda ja selle kohta öeldakse, et nad munevad võõrasse pesasse pesa ja siis emalind muneb selle muna sinna ja pannakse võõrasse pesasse ja siis naerdakse veel pealegi. Vaat niisugune on siis kägu. See, kes oma pesa ei pea ja mille ma veel siis tooksin siia. Kassikakk on huvitav lind. Kassikakk on nii, kellel on Virumaal, eriti põhjapoolsel Virumaal jälle on nimetus tohotaja. Öeldakse ka teda, sest tema häälitsus on selline hästi jäme. Ja hästi madala häälega, mul ei tule hästi välja see asi, aga miks ta kassikakk on sellepärast, et eks need kakkudele kõik nagu kassi moodi näevad pimedas ja on ükskõi ümmarguse peaga ja kassikakul on suured kõrvad veel ka, suuremad veel kui kassil. Nii et tema on siis üks niisugune, kes ka huikab ja tohotab ja huukab ja uhutab, nagu on öeldud siis tema kohta. Ja siis ma veel ütlen teile tikutaja kohta. Tikutab, mehetab, mökitab, naerab, itkeb, möhitab, möhetab, mekutab, määgib, möketab, hirnub, mögiseb, nutab, naerab ja siis ta on veel kukitaja, mökutab, no saite aru, mis lind see tegelikult on siis. See on meil kirjakeelse sõnaga siis tikutaja, sest et see emaslind on maas ja tikutab ja teeb tikut ja selle järgi öeldakse, et kes seda esimesena kuuleb tikutajat, siis saab tikud jalga suvel, karjapoisid siis kuulsid ja kui paljajalu käidi, siis oligi nii seletatakse, aga kui kuulab möhitamist, siis see kõlas nagu naer või midagi niisugust. Ja siis see on see mökitamine ja sellepärast on ta nimigi taevasikk siis hoopis selle tikutaja nimi, aga siin Lõuna-Eestis öeldakse rohkem seda tikutamist, et saab itkeda. Ühesõnaga Põhja-Eestis seda sõna ei kasutata sellisena nutmise tähenduses ja siis seal teatakse ikka rohkem seda taevasiku või soku nimetusi ja siis möhitaja on ka öeldud. Nii et kes enne kuulab seda kevadel kõige esimesena mehitajad või möhetajad, siis on õigem ütelda, siis see saab naerda terve suve, aga kui sa kuuled seda tikutajat, siis on tikud jalga ja saad nutta ja kõik seda ei peeta heaks, tegelikult on tegemist siis ühe sama linnuliigi eri häälitsustega. Nii et niisugused sõnad tulevad siit välja ja kui me võtame nüüd ladinakeelseid nimetusi, siis juba näiteks sookurg on
kruus, eks ole. Kui me mõtleme, et kuidas ta hõikab niimoodi kruuks, kured kruuksuvad, siis on rukkirääk. Rukkirääk on kreks. Ja kui me mõtleme nüüd rukkiräägu peale, siis see jälle tundub niimoodi, et ka nii ammu, see ladina keel on ju vana ja nii-öelda surnud keel, on ikkagi see hääliku jäljendamine on olnud niivõrd üldine, et sellest on tulnud nimetused või näiteks korvus, korraks ja kõik niisugused tetro näiteks tedre kohta. No see on meil lausa ühesugune ja ega me ei saa ütelda, kas see on tingimata ladina keelest võetud või me oleme ise leidnud selle nime, sest nii ta meile hüüab. Ja nii see siis keelt kah rikastab, nii et me võime rääkida, et eesti keel on ilus keel ja siin on väga palju niisuguseid helijäljendusi. Nii et me võime ütelda ka kohe, et õpime lindude keelest ja saame neid sõnu sealt ja hakkame neid nende häälikutega, mida me juba teame, ise hääldama. Ja kui nüüd eri murretes on erisugused sõnad, siis see teeb meile keele just seda rikkamaks. Ainult kahjuks ei räägita enam nii palju murdekeelt, nii kui vanasti oli. Ehkki nad on praegu au sees, me kuulame siin võrokeste keelt ja me kuulame mulgi keelt ja kuulame Kihnu keelt ja tored on nad kuulata, aga terve see Põhja-Eesti on tegelikult ju kirjakeele kujunemisega niivõrd seotud ja niivõrd kirjakeelne, et siin enam väga palju ka Virumaalt enam murdesõnu ei kasutata ja teine asi see, et me jääme kogu aeg loodusele võõramaks. Ei tunne me linde ära ega ei oska looduses käia, sest et inimeste hulgas on ka väga huvitav olla ja välismaale sõita on veel huvitavam ja teisi keeli kuulata. Aga kui me kuuleme, kuidas on teises keeles öeldakse neid samu asju, näiteks võrdleme vene keelega, siis on niimoodi, et unt seal voojet, aga Eestis ulub, näiteks ikkagi jälle on mingi, koer haugub, aga nendel laiet hoopis, siis on need igasugused nimetused, mis teinekord läheb ka murde nimetuseks, näiteks koolub on ju tuvi, aga meil on ta kalkuni häälitsus, need kalkun teeb kulu, siis me teame kohe, et tegemist on kalkuniga. Nüüd üksikutest lindudest veel, eks meie rahvuslind suitsupääsukene on nüüd kõige olulisem. Ja suitsupääsukesel on nii palju laulusid ja õpilasi lasti kunagi neid siis kirja panna ka. Ja õpilased muidugi, kes teadis, kes kirjutas teise pealt maha, meil on üle 2000 pääsukese laulu. Aga nad kõik on ikkagi see midlimadli kudligadi ja siis kudusin riiet, tegin püksid ja siis on nii, et läksin metsakännu otsa, tõmbasin lõhki sirr. Need on need kõige tavalisemad laulud seal juures ja üks on siis niisugune pääsukese laul. See on nüüd laenatud, see on üks väheseid laenatuid. Ja siin on nagu muisteline mina varas, see on natuke tõlkeline, see ei ole, et pääsuke just niimoodi laulab. Varastasin Maarja siidi kera ära, see tähendab seda, et see on siis Neitsi-Maari olnud. Maari võttis käärid kätte ja minu saba taga läks lõhki kirr. Nii et see laulu lõpetus, seal on ikkagi see häälik on niivõrd oluline, et sellest tuleb siis mitmeid erinevaid sõnu ja see kipub ikkagi see laul tulema niisugune, et nagu midagi oleks juhtunud pahasti ja kõige tavalisem see mitli-madli kudli kadi kudusin kangas, tegin riiet, tegin püksid, läksin metsakännu otsa, tõmbasin lõhki karkäeks või on siis sirr või on ka kärr või kikskärr või sirr või mingi niisugune lõpetus käib sinna ja kui te olete suitsupääsukest kuulnud, vaeseke jääb ka haruldasemaks, sest meil ei ole enam kariloomi, ei ole enam kärbset, mida püüda tal ja siis eks ta tavalise linnuna on ikkagi väga palju kuuldud ja need laulud on siis tekkinud niimoodi, et jällegi kui põhilaulu
tüüp on juba olemas, siis kord tehakse neid kasukaid, tõmmatakse lõhki, kord tehakse pükse, tõmmatakse lõhki, aga ikka lõpp on kuidagi või pesinpüksid näiteks ja siis on ka niisugused vidiit lisandiga, siis on siidikera, niidikera, mis vihjab tema välimusele. Siis on niisugused keetsinputru jälle niisugused kahekordsed kordumised, lipinpüksid, lapinpüksid näiteks ja kui neid laulusid nüüd võrrelda, siis seal on niisugust lusti ja rõõmu ja niisugust muretust tunda, need laulud annavad, aga samal ajal ka mingit ärevust või niisugust kurbust, need samal ajal nii mažooris kui minooris, need Pääsukese laul on selle poolest huvitav ja kus siis naised vanasti seda Pääsukese laulu kuulsid laudas, kui oli lehmalüpsi aeg, sinna soristad lehmalüpsta ja pääsukesed võtavad kätte ja hakkavad kõik koos sädistama. Nüüd ma Haljalas olen kuulnud seda, et lasteaias õpetati lastele Pääsukese laul ära. Ja see oli täitsa vahva, sa võid nagu kaanonit eri aegadel seda laulu laulda, nii et üks alustab ja teine lõpetab, teine saab rutem ära, teine ei ja kokku tuli lapse suudest kuuldes nihukene sädin, et see täiesti hästi ikka imiteeris tõesti seda pääsukeste sädinat, mida tänapäeval on ikka vähem ja vähem kuulda. Nii et niisugune rütm on ühelt poolt ja teiselt poolt on siis see meloodia ise kui selline. Nii et muusikauurijad, meil oli Herbert Tampere, kes on öelnud seda, kirjutanud Eesti rahvalaulud viisidega selles raamatus. Et niisugust poeetikat on ikkagi linnulaulus väga palju ja mõned ornitoloogid on püüdnud ka, need, kes on ise head lauljad ja musikaalsed on püüdnud seda häälde panna, et selles suhtes on huvitav, et siin on nooti ja siin on rütmi ja kõik sellist. Ja mida veel, et neid saab ka nootidesse panna ja järele laulda ja see aitab neid laulukesi ka siis kujundada. Ja kui me võtame nüüd mõned näited veel, siis Metsvint, üks hästi tavaline ja jällegi on tal Virumaal sageli niisugune nimi hoopis nagu rüüts, sest et ta on niisugune kutsehüüd on veel rüüts ja vint, need on mõlemad nüüd nagu lauluks ja loetagi ja siis pidi vihma tulema, kui rüüts rüütsib ja rüütsimine tähendab jälle siis niisugust häälitsust, kus see ü-häälik on hästi sees. Ja kui tema laulab, siis on see kõige rohkem see ülevalt alla. Siit metsast ei tohi võtta mitte üks peeru tikk, aga praegu huvitav, et lindudel on oma niisugused häälitsuse erinevused ja kui nad soojalt maalt tulevad, siis nad võtavad teinekord teiste lindude häälitsusi kaasa ja näiteks on hakanud rästaste hulgast, on vainurastas on hakanud nii teistmoodi rääkima või laulma, et hoopis niisuguse langeva lõpuga see on väga kõvasti muutunud. Aga mis siin siis veel on? Händkakk on siis, kutsuti teda varem uraalikakuks, nüüd on ta siis ümber nimetatud ja see uralensis, tema häält on siis imiteeritud, nii ta on niisugune lühikene uhu ja siis on nagu ta hõikaks kas tüdrukud kodu, tähendab niisuguse rütmiga, need püütakse seda rütmiga järele aimata. Aga ega kodukakk on nagu väga palju tuntum, sest ta on elamute lähedal, ta ei ole nii metsalind ja siis kodukaku kohta öeldakse, kuna tema häälduses on väga palju kas niisugust natukene õudset, hirmsat, sest kakud üldiselt ei ole väga musikaalsed. Võib-olla see händkakk kõige ettem. Ja siis siit on ta saanud siis väga tugevalt endelinnu kuulsuse, et kui ikkagi vanast öösel mindi ja kuulati ja oli seda kakk nuttis, siis oli teada, et juhtub halba, kas keegi sureb või on mingit kurbust, aga kui kakk naeris, siis oli teada,
et tuleb uusi inimesi juurde ja on rõõmu ja pulmad tulevad, nii et niisugune võimalus on. Üks lindudest on ise hästi kaunis, tähendab kollane. Võib-olla juba arvata ära, kes on isalind on kollane, see on peoleo, niisugune, keda kutsuti Piibuleo. Ja tema laulab just niimoodi, et nii nagu on Ida-Eestis on, ma ei tea, kas mujal ka on, et ma olen Piibuleo, aga temal laulab niimoodi, et mul on piibuimu ja siis sinna juurde see todupakat ja siis tema on vihmalind, sest tema häälitseb ka enne vihma. Nii et see tajupsühholoogia on selline, et nutt ja rõõm ja lapsesünd ja pulmad ja matused ja niisugune luilutav hääl nagu suur koovitajal ja tuleb ilusilm või kiivitaja puhul, näiteks kiivitaja puhul on ärevus, lendab ringi, rapsib tiibadega ja õikab siin üks, veel üks. See jutt on jäänud siis sõjaajast, kui otsite neid põgenikke taga ja siis kiivitajad peetakse sellepärast halvaks linnuks, aga tema küll süüdi ei ole, et ta hääl niisugune on, aga inimene on teda niimoodi tõlgendanud, et niisugust ärevust on selles hääles. Et arakas teatab sõnumit, see on sellepärast, et ta tõepoolest, kui ta midagi näeb, ta on tähelepanelik lind, maja juures hakkab seal sagatama, nagu öeldakse, siis ta teatab seda, et kubjas tuleb ja toob sõnumit, mõisast tuleb või midagi. Ja kui võtta nüüd kaelustuvi, üks hästi populaarne, tema on Ida-Eestis ja Virumaal samuti loetakse teda sageli melekaks. Melekas on siis niimoodi, kellel on ainult 2 poega, võib-olla 1 isegi. Ja siis tema kuultab, et nii nüüd juba tundsite ära ta häälest ja tema ütleb siis tõõd, tühi pesa, minul 6 kullast muna, varesel 5 verist väntsa või 2 verist väntsa kuidagi. Ühesõnaga, et vares olid juba munad ära võtnud ja temal ei olnud siis rohkem poegi. Nii et see on siis see mehitaja, öeldakse melekas teda ja on kaelustuvi hääl. Nii et niisugused rütmilised ja loendavad ja markeerivad ja on sellised hääled, mis annavad siis tõlgendada ühtemoodi ja teistmoodi. Ja teiselt poolt need ilusad hääled, kus on nagu muretus ja turvalisus, näiteks on mustpeapõõsalind ja teised sellised, keda vähem tuntakse. Ja punarind näiteks ja no võt nii. Aga siis veel on rääkimata meil rasvatihane ja tema võikski lõpetuseks jätta. Rasvatihasel on nii, et võtame Virumaa. Virumaal on ju tüüpiline see, et seal on erinevad rahvused koos ja väga palju on siis seal venekeelseid inimesi. Ja kui eesti keeles laulab rasvatihane, et sitsikleit, siis et kui palju see maksab, niimoodi vist oli see. Siis on niimoodi, et venelane ütleb 5 kopeek, et 5 kopikat ja siis kleidi kõrval on veel see, et mõni rasvatihane laulab siis püksid. Nii et erinevalt laulavad nad ka ja siis kui lõpetuseks veel vana Vares, te teate küll, kuidas Vares kiidab, et siin on see, temal on hea saak, et surnud hobune oli ja siis oli ja kuidas ta naise võtab ja siis nagu läheb, et läheb Narva. No niisugune kraaksumine on tõesti hääletoonis tunda. Ja siis, kui teine kuulab pealt, ütleb, et ma ka, siis ta ütleb,
praak ja enam ei ütlegi, et see on hobusurnud, nii et inimene teeb oma elu huvitavamaks sellega, et need laule imiteerib, aga samal ajal inimene peaks mõtlema rohkem selle peale, et linnud on ikka väga targad ja osavad ja nende häältes on nii palju sellist, mida inimene ise saab õppida ja on omaks võtnud. Ja lõpetuseks ma ütlen veel, et vanarahvas ei ole lubanudki linde järgi ahvida, siis näiteks seesama puuk, kellega me edas oleme, siis Virumaal öeldakse, et see on käopuuk ja kui sa käo järgi palju kukud ja teda narrid ja teda osatad, siis kägu annab sulle puugi. Niimoodi, aitäh.